Nurgakivi üheks kohustuseks on tutvustada televaatajatele kõike seda uut ja põnevat, mida me ise ehituskauplustest leiame. Ja minu viimase ringkäigu peal ehituskauplustesse jäi mulle pilgu alla selline toode nagu Soudoli multisprei. Toode oli saadaval 2 erinevas suuruses pakendis ning mis tootega siis tegemist on? See on toode, mis määrib. See tähendab, et kõik asjad, mis on natukene roostes, lased seda multispreid peale ja saavad liikuma. Üks omadus, mis tal on see, et ta tõrjub vett eemale. Ma saan teha siin ühe väikese katse ka. On katseklaas olemas. Laseme seda multispreid siia katseklaasi sisse. Ja kui ma katsun, siis ta on täiesti jääkülm. See on üks selle toote huvitavaid efekte. Nimelt te kõik ju teate, see on elementaarne füüsika, et kui mingi metalldetaili teed külmaks, siis ta tõmbab ennast kokku. See tähendab, me tahame lahti keerata mingit poltühendust, ta on roostes, ei taha tulla, laseme seda multispreid peale, polt tõmbub kokku ja ühendus läheb nõrgemaks, samas toodega määrib ja me saame juba poldi või mutri kätte. Ta tõrjub vett. Ma panen siia samasse katseklaasi vett juurde. Natuke läheb keema see asi korra. Näete, vesi on all ja see õlisem on peal. Et ei oleks pettust, segame väga hoolikalt segamini. Ja näete, kohe hakkab pihta kihistumine, vesi on all, multisprei on siin peal. See tähendab seda, et ta tõrjub vett. Kui me mingi metalleseme katame selle multispreiga, see tähendab, et ta pressib vee niiskuse endast eemale ja metallpind jääb õlitatuks. Mul on hakatuseks siin üks väga tõsine asi. Leidsin ühest vanametalli kastist iidsed kruustangid, mis ei taha liikuda. Enne kui ma teiste koduste tööde juurde lähen, ma lasen siia natukene multispreid peale. Siia, kus on liikumiskohad. Nii, ja laseme tal nii-öelda mõnda aega siin nüüd marineerida. Vahepeal aga teeme ringkäigu siin majapidamises, kus me praegu oleme. Ütleme, et see on normaalne, keskmine Eesti kodu. Esimene asi, kus kasutada. Olete kindlasti näinud, et näete, see luuk grillil kipub nagu kinni jääma. Paneme siia peale. Tegemist on praegu küll täiesti uue grilliga, aga õlitame ta ära, ta toimib ja toimib hästi pikka aega. Ja nüüd käime natukene aias ringi ja vaatame, mida veel õlitada ja käima panna. Töö vahepeal on kasulik ka käsi puhastada. Auto järelkärude ja iseäranis paadi järelkärude pistikud on ka üks koht, mis kipuvad korrodeeruma ja ei anna head kontakti. Seepärast, kuna multisprei lükkab vett eemale, siia ja paneme ka pistikupesse siia alla. Kontaktid kohe paremad. Abikaasa kurtis, et ei saa aiatööriistu kuurist kätte. Nii, oluliselt parem. Muuseas, kui natukene läheb liiga palju, pühkige maha.
Seda ei ole vaja karta, et nüüd pühkisite määrde maha. Ta jääb peale ja toimib edasi. Ära ei tohi unustada ka jalgrattaketti. Laseme siia hammasratastele kergelt peale, ketile peale ja kuna toode jääb peale, siis kui rattaga sõitma lähete, siis ta kannab ennast ise edasi sinna, kuhu vaja on. Mootorrattaketile ei ole soovitatav, küll aga mootorrattale näete siin sellised mutikad peal, mis kipuvad kinni jääma, väikene roostetäpp on juba peal. Paneme siia ka peale. Rooste on nagu hetkega peaaegu kadunud ja mitte midagi nagu kinni tõsiselt ei ole. Siit aia äärest leiame veel ühe koha. Pistikupesad. Ja nüüd, kui aiatiir on tehtud, siis ma tulen alguse juurde tagasi, need vanad kruustangid. Näete, kogu multisprei on imendunud kuhugi rooste sisse ja no enne ma teda lahti ei saanud. Nüüd, mida? Nii lihtsalt läks. Töötab ja suurepärane. Nii et praktiliselt üheski punktis toode jänni ei jäänud meie katsetuste käigus. Üks asi, millele ma tahan nüüd rõhuda. Head sõbrad, kui te näete kaupluste riiulites midagi uut, ärge häbenege, astuge ligi, rääkige müüjatega ja katsetage, proovige ka uusi tooteid. Ei tasu sõita kogu aeg nii-öelda vana ratsu seljas. Uued võivad pakkuda teile nii mõndagi huvitavat.